Tere kõigile! Brüsselis valitseb meeletu kuumus, 27-28 kraadi ja ka Euroopa Parlament on tasapisi töörütmi sisse saamas. Eelmine nädal oli Euroopa Parlamendi sügishooaja esimene nädal, kolleegid tulid tagasi Brüsselisse ja muidugi peamine teema, millest räägitakse, on Ukraina ja Venemaa. Uuel nädalal tulevad uued teemad, energeetika, looduskeskkond, aga eelmise nädala keskseks teemaks oli viisarežiim Venemaaga. Teatavasti tuli Eesti koos paari teise Euroopa Liidu liikmesriigiga välja ettepanekuga lõpetada turistiviisade väljastamine Vene kodanikele. Iseenesest väga loogiline ja mõistlik ettepanek, ainult et oli algusest peale selge, et Euroopa Liit selle ettepanekuga kaasa ei tule. Ütlesid Saksamaa, Prantsusmaa väga selgelt, et nemad turistiviisade väljastamist ei lõpeta, sest nende arvates annab see võimaluse venelastele Euroopas ringi vaadata ja annab võimaluse ka opositsioonilistel Vene kodanikel Putini Venemaalt ära tulla. See on nende arvamus ja selle vastu ei ole meil mitte midagi teha, kui ainult veenda. Mida Eesti saab teha? Eesti saab ise piirata veelgi enam ja palju karmimalt Vene turistide tulekut Eestisse ja Vene turistide transiiti läbi Eesti. Jah, ma saan aru, et me praegu piirame nende turistide tulekut, kellele Schengeni viisa on väljastanud Eesti, kui seda peaks laiendama kõigile teistele Schengeni viisa saanud Vene turistidele, ka nendele, kes on Schengeni viisa saanud teistest riikidest peale Eesti. Kas me võime seda teha? Mina väidan, et võime. Tuletame kas või korraks meelde Covidit, kui Soome pani kinni piiri, et kaitsta oma julgeolekut, oma rahva tervist. Praegu on sõda ja kui Eesti sulgeb piirid turistidele, Vene Föderatsiooni kodanikele, Vene Föderatsiooni selle riigi kodanikele, kes peab sõda Ukrainas, iga päev tapab ukrainlasi, siis ma arvan, et see on küllaltki hästi põhjendatud. Küll aga oli eelmisel nädalal positiivne see, et lepiti Euroopa Liidu tasemel kokku lihtsustatud korras viisade väljastamise lõpetamine Euroopa Vene kodanikele. Siiamaani oli jõus leping, mille alusel võis viisasid väljastada väiksema hinnaga, vähemate dokumentidega, kiiremini, väiksema bürokraatiaga ja seekord enam ei kehti. Ja see on väga positiivne ja see on väga õige, et Euroopa Liit selle sammu astus. Samas turistid ja turistide voolu peatamine ei lõpeta sõda Ukrainas. Sõda Ukrainas lõpeb siis, kui Vene majandus saab korraliku löögi, nii et turisti tasemel tuleks pöörata ka väga suurt tähelepanu sanktsioonidele, olemasolevate sanktsioonide täitmisele ja uute sanktsioonide kehtestamisele. Tänaseks aga kõik, järgmisel nädalal juba järgmistel teemadel. Olge terved ja kohtumiseni!